tere kõik fännisektori kuulajad, vaatajad. Meie jälle Matis ja Germo taas teie ees. Seekord vist juba siis 80. episoodiga ja lindistame siis esmaspäevasel päeval, 5. mail. Tere! Ja, et Germo on nüüd ära taastunud oma kõvastel klassika kommenteerimisest. Ja Germo, kas sa pühapäeval 4. mail kommenteerisid ka jalgpalli? Meie järgi eile siis. Ja. Mida sa kommenteerisid? Oli Chelsea mängu või? Kommenteerisin Manchester Brentford, Chelsea Liverpool ja Baskimaa derbi. Chelsea Liverpool mängul, ma ei saanud aru, kas see on Germo või ole, sest hääl oli nii ära. Tegelikult ei oleks tohtinud olla. No, raske oli aru saada. Aga seal oli üldse vist mingid heliprobleemid olnud, et sa ei tea, midagi muud olnud pahasti veidi. Okei. Kremli mõjutused, ütleme siis nii. Aga jalgpalli on vahepeal toimub palju ja meie lähme siit kohe siis võib-olla eelmise nädala nii-öelda maasikate juurde, et meistrite liiga. Et teisipäev mängisid siis Barcelona, Arsenal ja Paris Saint-Germain, kus Maana Dembele lõi võiduvärava. Ei, teisipäeval mängisid ikkagi ju Arsenal PSG, oli küll. Ma tean, sest ma ise olin prantslastega samal ajal linna peal. Okay. Ja siis me läksime Hello Hunti, kus oli siis Sa olid ka Hello Hundis või? Ma ei kommenteeri. Ma olin küll Hello Hundis, Arsenal PSG. No vot. Sind ma ei kohanud. No vot, ma olin mõnda aega seal, see oli liiga palju, siis me läksime teise kohta. Seal oli päris palju rahvast küll ja seal olid prantslased küll ja siis PSG fännid nagu seal olid paar tükki ja siis nad rööksid, kui Dembele 3 minutit värava lõi. Ja siis Arsenali fännid vaatasid kõik, kes need siia on tulnud. Ja, mis nad tahavad siit. Keegi ei oota teid siia, mingi ära. Aga kiitus Arsenali fännidele, neid oli palju. Väga korralikult ja me käisime seal nii-öelda uudislugu tegemas. Et see näge, mida Arsenali fännid siin Eestis teevad, et neid seltskondi väga palju ei ole. Et käisid juba hiljuti koha peal ka vist seal. Tehti neile seal mingi tutvustus ja täiesti ametlik värk, et väga äge. Ja. Mis siis mängust öelda? No PSG oli paar korda lähedal, et see paar ära lõpetada. Seal oli Barcolal päris ja oli Sants veel Ramosel, aga ega Arsenal ei olnud kehvad variandid. Aga Donnarumma on ikka kuradi ma hea väravat. Joone peal. Joone peal, jah, just. Ma selle tooks igaks üks välja. Aga no ma arvan, et sellest teisipäevasest mängust pole nagu palju heietada, et pigem pööraks pilgu nüüd juba siis kolmapäevale. Aga kui sa vaatad korra tulevikku ka, mis sa kolmapäeval sellest mängust ootad? Mida ma ootan või? Et edasi pääse pole veel tegelikult selgunud. 1-0. Ma ootan Arsenali võitu, aga nagu ma eelmine episood ütlesin, siis ma arvan, et PSG ikkagi on favoriit kogu meistrite liigale. Aga ma loomulikult olen sellest päris Arsenali poolt. Et ma arvan, Arsenali võimalus on ikkagi, aga Arsenali mänguplaan peab ikkagi 100% õnnestuma. Ja ütleme nii, et PSG on võimekas tiim, nad jaksavad pressida, et nagu ma ütlen ausalt, natuke raske on nagu, kui ma oma peas mõtlen, et kuidas PSG-d murda. Kas mul esimese hetkega ei tule midagi päeva. Realiga oli lihtne, hoia palli ja vaikselt lihtsalt pressib peale, nad pressima kunagi ei tule. Ma ikkagi tooks välja, et see PSG kaitseline ei ole nii kindel nagu. Nad mängivad seal vahepeal liiga enesekindlalt, nad mängivad liiga üle. Et see kaitseline on küll minu mõttes nõrk lüli, et keskväli on neil väga tugev. Ja no ründelinist ei hakka isegi rääkima, kui hea see on. Ja, rohaline. Et kaitseliin on minu mõttes PSG üks suurimaid nõrkusid, aga näed, Emiratsil taga 0. Täpselt. Ja no ma ei tea, ütleme. Aga see värav ise ka, mis nad löödi. Kvaratskheelialt väga hea eeltöö ja Dembele, no veidi koba härasika, aga no, kalkuleeritud. Ja kui sa võtad lahti Miroslav Klose väravad, siis kõik on kovad. Jah, aga värav on ju. Et see on see oluline asi. Sellele on see kätte. Et selge on ka see, et Arsenalil on juba tegelikult nagu vaikselt mahad väljas. Seda on näha ju tegelikult Premier League'ist juba. Et ütleme, neil ongi nagu see mäng on nüüd siuke elusurvagale mängini. Selles suhtes, et kas nad siit ikkagi võiks nagu edasi minna. Samas olgem reaalsed. Siis tegelikult Arsenali jooks mingis mõttes ju tegelikult ja eesmärgi teed. Meistrite liigas jõuti kaugele. Ja sa oled poolfinaalis, see ei ole halb. Ei ole halb ja sa saad tegelikult top 4 saini. Et tagantjärgi jah, kas oleks võinud tiitlile minna ja kas oleks olnud ründajat nii-öelda, aga sa ei saa ju ette prognoosida,
ja Suss on katki ja mängijad, Havers läheb katki ja Magalhaes ja nii edasi. et ikkagi mängitakse kadudega siin hooaja lõpus. Et Kiire Tirni saab veel mängu aga nii on. No kindlasti meistriliiga vaadatum põnevem lahing oli kolmapäeval toimunud Barcelona ja Inter Milan. See oli ikka tulevärk. Ma nagu jäin veidi hiljaks mängu algusega, ma hakkasin mingi 5 minutis vaatama ja siis olin venna juures ja siis vend ütleb, see on 1-0. Ma mõtlesin, no selge, Barca juba lõi ära. Ma teleka käima, vaatasin Inter hoopis. Siis kerisin tagasi ja vaatasin, et hops turam kannaga, et see vist Inigo koperdas pikali ja kusagilt tuli see ära ja siis pani Dumfries, pani teise ja mina mingil määral tõesti arvasin, et kas tõesti ongi kõik või. Aga arvestades seda, kuidas Barcelona on tänavusel hooajal mänginud, nad on ikkagi iga kord tulnud sellest seisust välja. Et nüüd nädalavahetus samamoodi Valladolidi vastu nad olid taga. Et nad on harjunud. Ja kui see muutub harjumuseks, et sa taha ja et siis lõpuks mingi hetk maksab kätte. Ühel hetkel kindlasti ju. Loodame, et juba teisipäeval. Ehk siis vaata, et jooksid ära seda. Ja, aga ei tulid nad välja ja Mäletan, mis me rääkisime ennem Interi nii-öelda vana tiim ja et energiat pole vaata. Kas oli nii või? Ei no, nad pani nii hambad ristis, et sa tegelikult vaatasid, nad olid nagu täiesti mängus väljas minu meelest. Nagu minu meelest Inter oli täiesti mängus väljas. Ja sa juhid 2-0, siis tuli Barçal 2 õnnestumist, no see Lamin ja Malli värav esiteks on ju imeline. Ja siis see teine, kus Pedri paneb palli kasti, Rafinha jätkab ja oli Ferramis, kes oli palli meetri pealt, siis see lõi, et ja ongi 2-2 ja kõik trummid Barcelona käes. Et minu meelest Inter oli mitte nüüd kehva, aga nagu Barcelona sa lõid 3 väravat Barcelonale. Ei aga Barcelona oli nii üle neist mänguliselt. Et mis 2010 oli ka Barcelona mänguliselt üle või? Mis küsid? Ja oli küll. Diego Milito teab, mis nad olid seal tegid ära. Aga siis teine poolaeg jälle Inter on ju, et Barca vajaski, et Inter neid nagu kohe sutskaks ja siis ärgaks Barca elu siis see Rafinha imeline löök, aga oma ära on ju, et Aga kas me nüüd kolmapäevaks prognoosime siis Barcelona edasi minekut? Nagu teisipäev siis, jah, ma arvan, et... Jah, teisipäev, samandus. Ma arvan, et... Ei no... Kas Inter näitas, et neil on piisavalt sisu? Et nüüd teha see 1 mäng ja ära vajutada? Nad mängivad kodus. Teha taktikaline 1-0, Itaallast 1-0. Kodus on kõik võimalik. Tead küll, mängu 5. minutil sõidad Jamalile põlve, saad punase kaardi ja siis lööb nurgalöögist ära ja kallad mängu lõpuni. See ei käi enam niimoodi. Eriti kui vastus on Barcelona. Ei tehta haiget? Ei, haiget tehakse kindlasti. Aga me räägime sellest Catanaccio jalgpallist, siis seda ei ole enam. Eriti veel, kui sul on vastas Barcelona. Et sa võid seda kaitset mängida seal, aga... Nagu nii mängib. Et Barca jääb ikka selle koha üles, kus see pall võrku lüüa. Varem hiljem. Vaadake, üks El Clasico ja mehest on saanud vankumata Barcelona fänn. Ei, rahu. Meil peab veel üks El Clasico. Ja, ma ise ütlen ka, et ma olen Barcelona on ikka favoriit, aga jätkuvalt. See on Interi poolt või nii? Ikkagi. Aga kaine peaga ma mõtlen, et nagu ikkagi Barcelona favoriit. Aga ma ei taha, et Barcelona edasi läheks. Barca on favoriit. Ei me oleme Interi poolt. Aga ütleme nii, et poleks midagi selle vastu, kui Lautaro Martínez oleks kübara või midagi sellist. Ei oleks. Lepiks sellega. Lepin sellega, jah, kui nii hea mees ikka on. Jaa. Nii Euroopa liiga. Oli siuke asi üldse. Midagi seal Londonis mängid. Ei ole kursis, aga... Ja Tottenham Bodo, ma ütlen see, et Bodo sai ära kätte sealt. Usu mind, seal Norra kunstmurul võib hakata asju juhtuma. Seal võib hakata asju juhtuma. Jah, ütleme nii, et ma loodan ka. Ja see oleks tõeline ilus lugu, mida jalgpall vajaks, mida fännid tahaks. Sellepärast nende lugude pärast see jalgpalli vaatabki. Mõtle, Bodo Klimti väravas seisis kuidagi Pavel Londakna. Ja, aga see on... Ja nüüd on mängivad Spursiga. Jah. See on, kes need praegult varas on, see on ka isegi täiesti normaaljokk venelane. Ja, et pidi täiesti see vastu olema kõik õige. Aga lõpuks, jah, ma räägin 2 väravat liiga Londoni ja Tottenhamile oma kodust varamaal. Pole midagi. Ei, tegelikult nagu lomme kusta. Ja lund seal leidub. On ta ju kõige põhjapoolsem klubi. Ma arvan, et Solm sinna läheb, siis ta ehmata valgus ära. Ei tule väljakulegi, ma arvan. Ma küsin su käest niimoodi, et kas Norra liiga on tõsiselt võetav? Absoluutselt.
aga kas järgmisest hooajast VAR neil ei ole? No, et ole. Et Norra liiga puhul see ei kehti? Ma arvan, et nende kohtunikud on nii head, et nad suudavad teha niimoodi, et nad Euroopas vilistavad VAR-iga ja koduliigas saavad ilma hakata. Aga neil ongi see Espas ju, kes vilistabki Euroopas. Poolfinaali. Ja saabki hakkama. Minu meelest ei saanud Bilbao Monumentus hakkama. Aga ütleme nii, et ma olen ju siin öelnud ligi kaudu kogu fännisektori aja, et minu meelest Skandinaavia jalgpalli tuleb rohkem silma peal hoida, seal kasutatakse tehnoloogilisi uuendusi. Ta on väga hästi selline nagu kogukondlik, innovatsioonile suunatud ikkagi jalgpall, mida tuleb vaadata. Nad väga hästi skaudivad endale talente, toovad, väärindavad neid, müüvad edasi, toovad selle läbi raha jalgpalli juurde. Et ausalt kõik 89 episoodi ma olen peaaegu just korranud, kui jutt on Skandinaavia jalgpallist. Norra liiga on tõsiselt võetav liiga. Muidugi. On minu monoloogi lõpp. Aga mina ütlen ausalt, et ma täiesti maha ei kanna ka veel Bilbaod. Et remontada on võimalik Old Traffordil. Unustame selle remontada ära. Ja see on comeback. Sa usud, et Bilbao lööb... Ei, aga ma lihtsalt usun, et nagu, kui kellegi vastu, siis Manu vastu võib seda juhtuda. Ma saan aru, seda on raske uskuda ja nähes nüüd eised seda Baski derbit ka, siis see ka nagu midagi ilusat. Aga lootus ei kõrgendanud. Aga nagu, usk, lootus, armastus, mis muidu inimesi siin elus hoiavad. Inaki Williams ise ka meeskonna kapteni näitas välja, et midagi pole läbi. Nad lähevad Old Traffordile võitma. Kuule, kui Manu suutis neile 3 panna, suudavad nemad panna Manule 3. Ei, seal on lihtsalt nii palju need, et see punane kaart mängis ju väga palju rolli. Ja seda oli Bilbaole 2 väga head võimalust ära lüüa, aga Inakil lõi sealt üle ja üks pandi lihtsalt keskel. Et seal oli head šansid Bilbaole ära lüüa ise ka mängu alguses kohe. Aga seda teha ei suudetud. Pärast punast kaarti kõik trumbid Manu käes juba ja 3-0 on tõsiasi. Kuigi minu meelest seal kohtunik ühe korra oleks võinud ka Harry Maguire'ile midagi üles leida seal, aga... Ronaldo'le või? Ei, Ronaldo'le. Vaat, kust tuli ülevad seal? See oli päris hea. See oli ikka veemimaterjalne. Täitsa lõpp mehel on nii suur kere ja pall. Seal mitu nõksu tegi ja pall kastub kaarte jätkas. Siis me räägime, et Joonas Tamme võiks nii teha. Ei, eks ta on teinud ka, ma arvan. Kübargi Rattari vastu. Aga igatahes suure tõenäosusega ikkagi näeme Man United Tottenham finaalist. Ja Sanma meesil. See on kurvaks küll, jah. Et võib-olla... Samas, mis oleks pullim, kui Bodo Unitedi finaal, kus United kaotab? See oleks ka pull. See oleks ebareaalne. Aga mõtle, kui finaal on nüüd Bilbao ja Bodo hoopis. See oleks väga lahe. See oleks finaal, mida ma vaatan. Selle võidaks ju Bilbao sus kindlalt. Selle võidaks ju Bilbao. Pole, ma olin veedunud ka, Bilbao teeb Unitedis siukse küpsetise, aga nagu... ei tulnud midagi. Mõtle, Inglismaa 15. alistas Hispaania 4. Loputas. Et Inglismaa liiga on parim, jah? Ja on. Nii, konverentsi liiga. Ei, no Real Betis, äge punt ju. Antoni. Ei, no see, mida mees teeb liigas, mida teeb euros. Ei, ma ütlen, prassidel on päikest vaja, võivad mängida küll. Ei, seal on see ka, et eks Inglismaa liiga ei sobitki talle võib-olla üldse. Ta on liiga nagu kõrge tempoga. Ja la liiga on täpselt talle paras keskkond. Plus vaata, Betisis usutakse temasse. Iga mängija vajab, et temasse usutakse. Muidugi, ja seal ta teeb tegusina. Ja see, mis ta nüüd game winneri pani nädalavahetusel ka veel, et see on ebareaalne. Mees on hea soos. Ja finaal, mina poleks vastu küll, kui Real Betis Chelsea oleks päris äge finaal. Lahedam oleks, kui Chelsea jõuaks. No ei näe ka, et Jürgarden seal... Comeback'i teeks. Ega ei näe, jah, olgem ausad. Aga Fiorentina võib küll Betisi veel ära lõigata. Jaa, aga lihtsalt Fiorentinale Betisile tähendaks liita palju rohkem vaata kui Chelsea'le tegelikult. Selles suhtes oleks see lahedam nii-öelda jalgpallile vajalikum. Teeme see ennustused. Champions League finaalis, kes mängivad? PSG Barcelona. Euroopa liigas? United Spurs. Konverentsi liigas? Chelsea, Betis. Ma ütlen siis Inter, PSG. Ma ütlen Bodo Glimt, Manchester United. Ja Betis, Chelsea. Jah, siis oleks vähemalt, et konverentsi liiga finaalis ongi lebalt olla. Muidu oled lihtsalt maha viidatud õhtud. Aga liigumist edasi. Ja ma Hispaaniates praegu vahele läks kohe Itaaliasse. Et prioriteet ikkagi on. Vaatasin Lecce Napoli mängu.
ja vaatasin enda visi ja mõtlesin, et kuhu sa oled jõudnud küll. ma saan täitsa aru, mis need mängijad nagu Premis nagu läbi ei löö. Nii. See mängutempo on ikka nagu siuke tatt, et seda sa võid panna sinna enam Aleksander Dmitrijevi ka keskpoolikuks. See mängutempo oli ikka nagu ilgelt madal. Ilgelt madal. Ja siis mul tuli meelde see Philip Lahmi artikkel, mida ma paar nädalat tagasi teile ka rääkisin, kallid kuulajad, kus siis Philip Lahm ütles, et Itaalia jalgpallil on füüsilisust tagasi, et tehniline pagas ja kõik on olemas. Vanasti olid Itaalias hästi füüsiliselt tugevad, et nad kogu aeg pressisid. Praegu nad ei pressi ka, nad jõuavad, nad langevad ära ja füüsiliselt nagu nõrgad ja siis nagu vaikselt nagu siksivad. Ja et sa võid nad kõvasti pressida, nad on raskustes. Ja nagu vaatad seda mängu ja oled nagu jumala tõsi lihtsalt nagu. Jumala tõsi. Et see mängu, Mulle kogenud, et Itaalia XG on kõige madalam olnud. Mis Aleksander Dmitrijev, selle Marko Kristeli panna ka keskväljale dikteerima. Praegult, jah. Ja. Ja ma räägin, see on Itaalia jalgpall on veidi. Teissugune. Kui sa vaatad neid tabeli keskmikke või neid tabeli viimased, siis see mängu tempo on olematuna. Seda ongi raske kommenteerida. Ega Napoli ka. Ma tooks korrale Baski tervist teile. Et ka see oli peaaegu olematu. Et okei, need õhud oli võidud seal keskväljal, aga muidu oli ju tempo ka 0. Aga ärme lähe kohe Hispaanias. Napoli võitis. Napoli võitis. No leidsi, et vau, ura, jepike jee. Mis sul vaja on? Ei, palju õnne, võitsid ta. Mis ma ütlen? Tabeli tipp, 3 mängu lõpuni. Ei, kui sa leidsid, et ei võida, kuidas sa tiititad võita üldse? No, selles pole küsimuski. Aga Inter võttis. Inter võttis ka. Nii et nagu see... Ka 1-0 vist võita. Jah, aga et see nii-öelda teravus tabeli tipust nagu püsib. Mis on 3 on vahe või? Jah, Napoli kasuks. Aga kui jääb sama palju punkte? Siis tuleb lisamäng. Tuleb lisamäng või? Ja parema väravavahega tiim saab kodus mängida. Aga teeme ära selle asja, noh. No, ja minust võiks ka teha, aga vaatad siin Interil on kes Roomaga mängida. Ikka Rooma, kes on hetkel selle kalendri aastas kõige varem meeskond. Selles suhtes... Oi, see on raske Interi jaoks. Et see võibki kõik minna kaduma nagu vaata. Inter mängib kodus või võõrsil? Ma ei mäleta, minu meelest on Roomaga, ma võin eksida, aga neil see hooaja lõpp oli ikka siuke paganama raske. Kui nad selle poolfinaali ära võidavad ja lähevad Champions finaali, ma arvan, siis annab sellise kõva laengu neile, et nad võivad selle liiga ka veel nagu kõik võivad ära võita. Et see teisipäevane päev saab nende jaoks väga oluliseks hooaja lõikas nagu. See on ikka kõva, Football bloody hell. Ei näe, et selle kaotad, ma arvan, siis on kõik läbi ka. Ja Rooma on ju. Ka rühkinud, et... Ranieri ikkagi teinud uskomatut. Ranieri võttis tiimi, kui tiim oli 4 punkti üleval relegatsioonis. 16 või niisugust oli. Ja praegu on meistri koha peale. Täitsa olla. On ikka meistri koha peale. Et meeletu. Ja tuletan meelde, et Ranieri luvad lõpetada. Ma arvan, et praegu teda üritatakse niimoodi ümber veenda. Aga ma loodan, et seal räägiti, et see on uus treener või tegelikult olemas vist. Vähemalt niisugust. Erik Tenaag, kes käis seal mängi jälgimas. Aga ei tea, aga Ranieri. Täitsa, ma ei tea, kas see on tema fenomen või kuidas see töötab. Ja võissid ka ju ikkagi Fiorentinat 1-0 Tobõki väravast. Ja poole lõpus mees pani ära seal. 45+4 või midagi sükest. Ja siis oba, mis seal kohas staadion toimub. Ja seal oli ka ju, ise vaatasin ka seda mängu, mitte küll kogu mängu hetkiti. Mingi teine mäng oli ka samal ajal, kui ma eksi. Või selle küll. Mingi Premier League'i mäng. Ei Premier ma vaadanud. Aga Mois Kinil oli ka üks päris hea võimalus, kus panis vasaku jalaga nagu väravaile keresse. Kinili tuleb. Ja, kuidagi ei näe. See võib luua lepingu. See hooaja teine pool on veidi kehva võitnud. Ei no, ei ole hullu. Ta on ikkagi, ütleme, oma väravas sööga ära löönud ja Vint Fiorentina sinna, kus nad praegu on oma aktsiad taas üles kerkinud, aga selles suhtes on ikkagi kõva töö seal tehtud, et Itaalias seisud sellised, kui me oleme Hispaaniasse, siis kuninglik klubi, kelle kohta ma ei tea, kes on kuninglik, saab öelda, sest nende käitumine on ikkagi päris lahe. Kohtunike asi. The Guardianis Jonathan Wilson kirjutas selle kohta väga hea artiklit vanast, kui Steve McManaman mängis Real Madridis, anti niisugune käitumisreeglistik mängijatele. Et kohtunikega ärpled, las jääb selle pisiklubi Barcelona jaoks. Nüüd on nagu vastupidi, et Real iga võimalusel töötleb kohtunik ja ise kütavad ka enne üles. Ja siis
Barcelona lihtsalt naudib selle vilju, mis sealt tuleb, onju. Aga mängiti nädalavahetusel siis Celta de Vigoga. Mindi kiirelt, mindi 3-0 ette. 3-0 juhti. Kotis magama ära. Kõike, mis ikka teed enam? Ega see jalgpalli ei ole tihti. Täiesti lõpp. Ei no värav olid ka väga huvitavad. Seal üks nurgalõige olukord, ma ei tea, kes seal hätta ja Asensio võib-olla oli. Siis tuli see teine on ju ja kolmas on ka kaugel. See, kus see, no esimene oli siis kõigepealt vist oli. See nurgalõige olukord. Pikendati nurgalõigist ja siis Lukas Vaskes ja sinna joone peale veel nagu ei saanud kätte. Löödi pall sisse ära, teine oli ka Aspase geniaalne sööt. Sulgu ei olnud. Ja siis oligi 3-2, sul oli veel 15 minti lõpuni. Ja sul tuli veel mingi löök, mis Courtois pillas endale selja taha. Aga pall magnetiga tõmmati tagasi, ma ei tea millega. Ja, sai nagu vopp kätte nagu. Ei, huvitav pall nagu, see oli väga huvitav nagu füüsikakeem ja ma ei tea, mis valem need olid seal. Kuidas see pall tagasi Courtois'ni läks, et ta lihtsalt oleks edasi veerend, ongi värav palli seisma kuidagi ja tuli Courtois poole hoopis. Vint, tagurpidi vindi tõmbas. Ja huvitav, väga huvitav liigutus. Ja no Realil oli endal ka võimalus selle tegelikult oli Popeel ja nii edasi. Ja, aga ütleme nii, et see oli ka andestamatu, kui sa oled 3 edasi ja saad Celta 2 tagasi lüüa. Ei muidugi, aga mida ma välja tooks on Arda Güler. See mees peab olema algkosses ja jutud ka, et kui Xabi tuleb, siis Xabil on suur eesmärk ongi kogu aeg Arda Güler kostama hakata. Et ma ilma temata hetkel küll ei näe, kuidas Real Madrid edasi peaks minema. Et käivad jutud, et Rodrigo on võib-olla minemas, mis oleks minu jaoks loogiline. Väga kurb tegelikult, kui Rodrigo peaks minema. Kurb, aga loogiline. Kui oleks valida Vini või Rodrigo, ma valiksin Rodrigo, kes jääb. Aga kahjuks mina neid otsuseid ei tee, olen lihtsalt madalapalgaline elanik Eestis. Aga kui me võtame nagu mis Dialonis me millalgi rääkisime, siis ma ütlesin minu meelest Arda Güler tulevik võib isegi olla nagu rohkem keskväljal. Mitte 10 koha peal, vaid sügavamal 8 koha peal. Mina oleks tahtnud ka, et võtaks selle Kroosi rolli üle kohe seal, aga ta ei ole päris selline mängijast. Teised plaanid on seal, jah. Aga see, mis söödi ta jagas seal Papeel ja kui ta jätsid jõmata, aga Papee väravad ka. See esimene oli ju päris hea, kuidas ta kukkumise pealt pani selle palli taha nurka. Ja Külleri värava ka ise oli väga ilus. Papee on 36 Realist. 2 väravat vist on ainult puudu, et saada kõige paremaks. Ja mängu kohe lõpuni. Ja tuletan meelde, mis mõõna alguses oli. Aga täna just enne, kui me lindistama hakkasime, tuli siis Here we go, Trent Alexander-Arnold, Real Madridi keskväljale, sest parem kaitses on Dani Carval. Ei, seal jah, 20 aastat Liverpoolis see meel läbi, andis teada ja ma arvan, et andis juba sellega teada, kui ta seal särki keerutas võimsasti. Võib-olla jah, kuigi mul siin tuttavad Liverpooli ütlesid, ei, see oli selge märk, et ta jääb Liverpooli. Aga näed, läks teistpidi ja see oli värk, et ta ikkagi lahkub. Aga ma arvan, et Realile on see väga suur võit kokkuvõttes ikkagi Lukas Vaskes. Adjö ja... Mis adjö? Barcelona võidab see aasta Champions League'is, neil on sama palju Champions League'i kui Lukas Vaskes. Jah, palju õnne. Ei no, see on paratamalt jah, aga siis tulebki sinna... Adjö, see on klubi legend. Vaata, kus ta on rasketel hetkedel tassinud, penalt sisse pand, vastutus kandnud, sa oled just adjö või? Tüüpine kuradi plastikfänn, mina võtan City särk ka endal välja. Mis Reali fänn see nii oled? Issad jumal. Räägib mulle Arsenal, aga mida sa ootad? Ta ei ole Reali tasemel 5 aastat juba. Nalja teed. Äärekaitses, lõpeta ära. Lukas Vaskes, right back, Real Madrid Lukas Vaskes on right back, on Reali halb meeskonna planeerimine. Ja ongi, aga ta ei olegi see tase. Ta ei olegi right backi tase. Miks ta mängib right backi, sest kedagi teist pole. Sa ei hakka Stein Reikorti süüdistama sellepärast, et parem kaitsesse pandi häberne. Aga see Reali enda pask jah, aga Vaskes ei ole tase. See ei ole Vaskes, ei ole see tase. Paremal äärelne. Ta ei ole äärründajaga enam ammu. Lihtsalt see ongi Reali enda pask, aga Vaskes ei ole see tase. Ta ei ole Real Madridi tase. Ta ei ole mees, kellega sa võidavad Treveli näiteks. Mida Real polegi võitnud. Võib-olla seetõttu, et Lukas Vaskes on meeskonnas. Ta on mees, kellega sa võidad meistriliigasi. Ei, Vaskesest ei ole see tase. Nalja teed või? Viimati võib-olla aasta 2021, aga edasi mitte. Kuhu sa tahad Arsenali Lukas Vaskest parem kaitsesse endale? Ta muidugi. Me võtame Ben White'i ja vaatame, kuhu selle Vaskesega jõuad. Jah, ta on klubi suure staatuse saanud, on ju. Aga see, ta on kogu aeg olnud just rotation mängina. Nii. Aga kui see oleks olnud paremad valikud, Vaskes tänu see hooaeg sai tänu sellele mängijad Carval sai kohe vigastada. Ja ta muidu oleks ka ju mingi üksikud mängud mänginud seal parem kaitses.
ongi meeskonnamäng ja see ongi see point. Aga kui sul on järgmine hooaeg Carvajal ja Trent, siis sul on meeskonnamäng ja Carvajal ja põhimees Trent. Aga miks sa arvad, et Trent parem kaitses mängib? Ma olen täiesti kindel, et mängib seal parem kaitses. Ja ma olen tõenäoliselt küll, aga nagu tegelikult tal keskväljal oleks ka ruum. No kui Kamavinga, Tšamaniid kõik jäävad meeskonna, siis ma ei näe, et see põhjus oleks. Mis on oma hea küsimus, kas Kamavinga jääb, või? Ma eeldan küll. Ei, lihtsalt kui sul on nagu toodki endale trendi parem kaitsesse ja sul on see roteerimismäng on Carvajal, kes saab ka suurtes mängus hakkama jätkuvalt. See on väga-väga suur võit Realile kokkuvõttes. Mina ütlengi, et ju miks Reali see suurim kaotus oli Carvajali vigastus. Et neil kogu see tagaliin oli nagunii mäda. Taoi oleks katki alguses seal. Aga sellise kogemusega ja mängija, kes siis ei saanud seal mängida. Et see oli Reali suurim kaotus. Muidu oleks ma üle elanud veel. Lihtsalt see Vaskese nagu, ründes ta annab väga palju juurde. Kaitses ta on meeletult ikkagi jääb ette seal liiga palju. Sa paned Lamin ja Valveris Lukas Vaskest. Ta ei ole kaitse, et ta võib sul Girona ja Granada vastu mängida, aga suurte vastu ta ei ole kaitse tõesti ja ei ole kunagi olnud. Aga ma ikkagi mõtlen, et ei tasu lihtsalt niisama äkki kõrvale visata nagu klubi legendi. See ei viskagi talle kõrvale, saab oma lahkumismängu tärgid, aga kuhu teda see läheb? Sest Real Madrid on sellega näissu teinud ja Ramosega ja Casillasega et teevad ilusa lahkumineku. Ei, Real Madrid lihtsalt kasutab ära ja viskub kõrvale. Aga kuhu Vaskes läheb siis? Tasemel ta hakkab mängima? Real Madrid lahkub? MLS. Aga ta on 31 ainult. Ei ole, jah. Ei ole väga vana ikkagi. Nii, minu mõnest Lukas Vaskes on 34. 34 on palju, ma ütleks. Maksimum 33. Ei ole, minu mõnest on mingi üle 30, 34, 35. Ei, 35 tõidesse. Lukas Vaskes on 33. 1. juulis on 34. Täitsa mees näeb välja nagu 25 jamani. Latino. Aga jah, et selles suhtes... Siis on see Miami Inter võib-olla isegi reaalne. Jah, aga liikudes Real Madridist edasi, siis Valladolid. Mõtlesid, et korra ärkab unest natuke ehmatab Barcelonat, lõid ühe kolli ära. Ja see oli see, et tegelikult ju veidi lootsid, et äkki Hein mängib, aga vist oli ikkagi suht sürreaalne tuleb mõelda ka, et kohe tuleb esimene mängija kohe peale ka. Ja võib-olla peatreener isegi ei annagi talle rohkem mänguaega, sest et ta on lihtsalt laenumängija, nagu nii kõik läbi, las mängivad oma klubi mehed. Et võib ka see olla ju. Ja samas sa ei tea, mis on see laenu diil, vaatad. Ja, et just, et võib-olla trahvi maksma hakkama sellest. Või et sa pead talle rohkem raha maksma, siis kui ta ei mängi nagu vaata. Ja, et see võib see ka olla. Footballmanageri mehed teavad. Aga lõpuks Ander Ferreira, kes tegelikult ju mängu hästi alustas seal Reina positsioonil, siis mina oleks täiesti kindel, et tema pask oli see esimene ära Partsa poolt. Et see, et ta tuleb neid väljaklaarimise alati rusikaga lööma, tal oli täiesti umbes see pall kinni püüda. Või kui sa tuled rusikaga, siis pane see pall, ma ei tea, 50 meetrit edasi või ta pani täpselt kasti joone peale Rafinel jala peale. Võta ja löö sõber ja 1-1. Ja ega see teine oli ka ju oodata, et kohe tuleb ja tuli. Jah, 4 mängu lõpuni minna, El Clasico nädalavahetusel ootamas ja 4 punkti vahe. Et 4 on kuidagi siuke sümboolne. Et huvitav saab sooja lõppu. Trumbid on Barcelona käes jätkuvalt. Absoluutselt, jah. Ja ega ma arvangi, et ega see Real Madridi nii-öelda... Ma tuletaks meelde, et Barca Interi seis on väga sarnane. Väga sarnane Barca Interi seis. Et kui peaks tulema ebaõnnestumine nüüd poolfinaalis ja sul tuleb järgmine mäng otsa, kelle Roomaga, kelle tuleb Real Madridiga, siis tuleb Roomaga kõik võib juhtuda. Lõpumängudes oli Roomaga, aga ma ei tea, kes see tuleb kohe. Et igatahes Bartsal äge vaadata, kus nad mängivad ikkagi. Et nad panevad neid roteerimismängid seal. Debutant Toni Rodriguez sai oma esimese võimaluse seal. Ütleme, see treener on neil kole, ma valetasin. Interil ei ole Roomaga. Nad kaotsid juba Roomale. Oli küll, jah. Tuleb Torinoga, Lazioga. Ja neil oli enne Bartsa mängu oli Roomaga, jah. Ja. Õige. Selles suhtes selline asi siis ees ootamas Hispaanias. Aga muidu jah, Real Betis võttis võidu. Antoni värava taha riste. Paski tervi, mida Germa kommenteeris, oli... Kohutav. Jah, ütleme nii, et ma ise hakkasin vaatama Marseille Lilli mängu. Ma olin nagu reaalselt šokeeritud. Ma lihtsalt nagu üks hetk vaatasin mängu niimoodi. Et
rahvas siin pole midagi vaadata. Magama ära. Ei, noh, lihtsalt nagu. Raske oli intriigi leida sealt, kui nagu väljakus üldse näha ei olnud. Lihtsalt söödavad seal oma, mis sa ikka ütled nagu. Ja ma mäletan seda, mul oli endal üks, kui Eesti mängis, kas mängisime San Marinoga äkki või? 0-5 San Marinos või? Ei, Eesti siin, oli staadioni veel koha peal. Ja oli ka nagu midagi ei toimu, nagu ei taha või ei oska, midagi ei ole. Karjus, tehke haiget siis vähemalt nagu vaata. Tahaks nagu mingit intriigi, võtta punane või midagi vaata. Maksi tuleb vaatama seda, kus lihtsalt kuradi sörgid samal ajal, kui San Marino lööb pikka palli või. Tee siis midagi nagu vaata. Ma mõtlesin hea, me saame korraga tulevärki näha, sest lahtist mängu, kuna Bilbao on ju seal 4. kohal on ju, Sociedad on tabli kesk ja Sociedad võib midagi kaotada. Tahavad kindlalt võita Baskama derbit. Samal ajal Bilbaol tahab siin nagu mingisugust nagu näidata, et nemad on ikkagi parim Baskama klubi. Kaugel sellest, täiesti nagu lihtsalt kulgesime ja veeretasime. Impotentne mäng. Väga ümmargune. Pole midagi rääkida, mõttetu mäng läheme edasi. No ma räägin minu selle aega igava mäng, mis ma kommenteerisin. Ja sa oled palju igavaid mängi kommenteerinud. Aga Inglismaal Chelsea mängis siis Liverpooliga ja minu mõelest mitte Chelsea ei olnud väga hea, vaid Liverpool pole lihtsalt mitte millegi nimel mängida enam. Seal oli ikkagi, nagu ma ütlesin, after party oli mestel nii kaugel läinud, et... Van Dijk pani veel pohmaka värava ka, aga nagu... Ei, see millis värava Van Dijk lõi. Kuidas võimalik on isegi nagu täiesti Chelsea mees on mitte muffiga arva nagu. Lihtsalt Van Dijk tuli, astus, pani nagu... See kuidagi nii ette näha, et see tuleb lihtsalt. Aga ma ütlen, minu mõelest see top 4 intriig on läinud isegi sinna, et kas Arsenal langeb top 4 välja või mitte. See võib olla ka reaalselt. Tegelikult seal on ju 3 mängu lõpuni minna, vahe on 3 punkti. Ja nüüd... Või 4 punkti on seal, kui Nottingham võidab. Kuidas see on? Ja nüüd L'Equipe on ka hakanud jahvatama, et William Saliba Real Madridi. Ja see ka siin ei oleks hea toodid enne hooaja lõppu siin, et mängud on vaja ikkagi ära mängida enne ja siis vaatame edasi. Ja, et ütleme, Arsenal loomulikult põhitähelepanu läheb Champions League'ile ja nädalavahetusel on neil mäng ees veel Liverpooliga, aga selle Liverpooli vastu peaks küll ikka võidu ära võtma, kui nad tahavad top 4. Kui Liverpool kingitusi ei lähe tegema teistele meestele. Ma arvan, et Liverpooli tegelikult ei lähe ikkagi. Lase pane võita Anfieldil. Ei lase, nad ei lähe kingitusi tegema, aga nagu võib-olla nad ei pane nüüd ikkagi nagu 110% välja endast. Ma tahaks näha Federico Chiesat algkossis. Liverpooli vennad tahaks ka teda näha. Chiesa on äge mees. Ei, on äge mees, eelmise suve signing, eelmise suve saladus. Keegi ei tea, kus päris Chiesa jäi äkki 20. Äkki isa on lihtsalt maski peale. Jah, võib-olla tõesti. Isa ju tegus tegin. Ja, aga ise mõtlesin ka, et Liverpooli tegelikult tuleb ka ju huvitav suvi ees. Et see Champions League'is ka said raha ja nüüd tulevad klubide maailmameistrivõistluste rahad. Sealt saadi ka suured summad ikkagi. Peavad ikkagi, või mis peavad, aga nad ikkagi nii-öelda, jah, tegelikult ikkagi peavad kulutama, et kui sa vaatad, et mis saab Darwin Nunesest, et ta võib loomulik kaas olla, aga võib-olla oleks vaja kedagi stabiilselt väravaid lööks, keskvälja on vaja kaitseliini nagu vaata. Konate uus leping, Van Dijk tema kõrval. Mis see teeb paremale, kas see toob Bradley kõrvale kellegi uue, kas sa loodad, et Joe Gomez lapib seal? Mina tahaks, et Conor Bradley hakkaks nende põhiroipi. Ta päris hea poiss. Ta tõenäoliselt hakkab, aga kas sa saate peale loota, kas see tegelikult ka välja ujub? Need on täitsa decent minu mõelest. Ei pika aja lõikes. Aga sul on vaja kedagi veel kindlasti. Või Joe Gomez lapib, samas on see, et vasakul sul on Robertson ja Simikas, aga sa tahad sinna tegelikult kedagi uut. Varsti küll juba. Ikka ma arvan päris kohe. Robertson 32. Pigem teevad võib-olla Robertsoni rahaks. Endo on minemas, sul on keskpeale, siis ongi Gravenbach, Soboslai, McAllister, Curtis Jones, Harvey Elliott ei alustanud Slottil ühtegi liiga mängu. Nüüd alles Chelsea osa. Ja, et nüüd sa pead, sa ikkagi siis pead värksandusi tooma sinna, et ega need Jotad ja Diased ka ju enam 20 ei ole, 28. Vanuses, ütleme veel... Jalgpalli prime time võiks olla see ideaalist. Aga sa ikkagi mõtled, kas sa ju vaatad ka seda kaugel see lepingu pikendus. Ja sul ongi selle Salahiga ju ka, et kuidas, enne selle hooaja algust ei olnud oodata, et Salah sellise hooaja teeb nagu. Ja seetõttu võib-olla sinna Keesa toodigi nagu Arvo Rendiks on ju. Sest Salah pani siuksed numbrid. Keesa oli odavat lihtsalt olemas, Keesa ei kohane Inglise võib-olla nõudmistega ja Salah lihtsalt mängis uue lepingu nimel. Ja vägevalt. Ja vägevalt mängis jah, võib-olla ta oli kasuks. Et Liverpooli tegelikult edukas aasta, et kui me vaatame siin, et järgmine hooaeg ma arvan ikkagi City on uuesti tavapärane loom.
tahaks. Rodri on ma ei taha seda, et tagasi oleks, aga nagu juba käivad jutud, et on Nottinghamist Morgan Gibbs White'i järele, et toovad nagu veelgi teravust juurde. De Bruyne ju lahkub, et sinna vaja 10 peale. No jah, aga ei, nad vaidki sööt, et seda mängu murdjat. Et tegelikult nii kui Rodri oli, said ilma De Bruynet hakkama. Samuti on kahtlane, mis tuleb Phil Fodeniga, kes on ikka väga hea mees on ju tegelikult, aga see hooaeg, ma saan aru, et tal olid mingid probleemid on ju, kas perega või mingid mentaalsed probleemid on ju, ja hooaja teine pool täiesti kadunud on. No väidetavalt Ederson lahkumas, ärme unustada siin, et kaitseliini võib-olla tahetakse tuua kedagi veel. See suvi tuleb väga vinge igatahes. Aga kas Kyle Walker on laenul on ju Milanis? Ja, aga jääsitisse. Et vist riietusruumis ikkagi oli Guardiolaga raksu pööranud. Et saab olema põnev, mida siin tehakse. Suvi tuleb põnev igal pool. Saksamaal. Harry Kane. Esimese tiitli. Ei no palju õnne. Ma arvan, et tal on praegu täna ikkagi jõhker pohmakas. Ei see ei no see Pohmaga. Ma arvan, nende klubid MM-ide, kui seda õllekappa käest ei pane. Ei no Pohmaga parim ravi see, et paneb edasi. Paulaneeri. Tänavab edasi. Saksamaal Radlerid leidub ka. Ei, mul on küll Keini üle hea meel. Sai, kuidas ta sai sellega, ta sai kätte. Kui ta Bayernis, ütleme nii, et mul oleks võib-olla rohkem hea meel, kui ta isegi Tottenhamis oleks selle saanud. Aga no jah. Ei no, mis rada ta on läbinud. Ta jäi seal Saksamaa karikates, Saksamaa superkarikas sai kotti veel on ju ja siis lõpuks Audi kapi võitis. Siis üleeile mees tuleb välja, kellega nad mängisid? Leipzig 3-3. 2-0 taga, lähed 3-2 juhtima, tuled sealt tripkalt alla, sa juhid, sul on minut mängu lõpuni, sul peas. See on Jussuf Paulsen. Siis tuleb mingi Jussuf Paulsen läheb 1-1, vaatad, no mis asja, jälle ei võida. Ei hakkagi mõtlema, äkki ma polegi loodud tiitlile võitma. Ma arvan, tal peas käis läbi küll, et ei, seda ei tule ka, nüüd ei tule ka vist. Ja siis mängis Leverkusen Viiki Freiburgi 2-2. See oleks nii hea, kui nad oleks. See oli jõhker, et sai kätte, no väge, sai kätte. 500 mängu profikarjääri jooksul või midagi sükest, 300 väravat ja lõpuks on see käes. Ei, vinge, palju õnne. Jah, üldse Saksamaal oli väga, kes need olid, Hoffenheim mängis. Ma hakkasin mõtlema meelde trofee kapis, Audi kapp. Aga Saksamaal oli üldse viigiline päev, pandi seal 4-4 viik ja oskavad mängida. 1-1 viik ja et Bundesliga on ikka selles suhtes ka, et läheb neil ikkagi seal põnevalt. Karol Metsa ka see jõuagi näe. Aga ehk näeb meest järgmisel ajal Bundesligas. Ma usun küll. Et see kõik ongi ju selle investeering tulevasse hooaega. Mis on hea, sul on see, et Tein on tagasi. Mis tähendab juunikuust mängi Norra ja Iisraeli vastu, et seal on, ma arvan, ta peal ikka kindlasti ja idee poolest ju võiks saada ka siin La Ligas mõne mängu, me loodame ju kirja. 2 mängu alla veel enne tulekut. Kuidas meil siin veel teistel läks? Tamm vist veel ei ole, on ju, meister, aga lähedal on ju. Ja siin nii ta on. Mina hakkasin ükspäev mõtlema Märten Kuuse peale. Kas kuradi tolgus või ei, mul on alati nagu Märten Kuusk nagu sümpatiseerinud. Jaa, et tal on sellist nagu tuhhi. Minu meelest nagu ta ei ole nagu väga nagu siuke nagu ta on Eesti Gary Neville nagu. Gary Neville? Ei, ta on nagu minu meelest nagu väga nii palju nagu skill ja teiste võib-olla rohkem. Aga tal on see nagu võitlustahet või nagu julgust. Toore tahte jõuga. Jaa, tuhhi. Raio Piiro. Mõtle ka vaata, kui Flora pani alagrupi turniiri välja. Siis tegelikult, mis see pürg 6 keskkäib see paar on? Mis ta tegelikult on? Eesti joonse ase ju. Aga vaata nagu Kuusk nagu, ta võitleb. Ta oli tõesti nagu liider seal nagu häälekalt. Ja see, et nagu vaata läks sinna, Uipesti läks sinna. Langis koostööst välja, tuli tagasi Florasse. Olge avas, ta oli ikka pigem nagu kehv. Mõtlesin üldse, kuidas ta siit välja läks ja kas on sama vend, kes nagu Floraga alagrupil oli. Siis ta läks sinna Poola. Siis see sats oli ju esiliigas. Siis tõusid nagu meistriliigasse. Ta võitles seal enda algkoosisu mängijaks tagasi. Praegu vist on uuesti nagu pingil, aga see on vist roteerimine. Aga et nagu sisu, et siukest sisu tahaks rohkem Eesti mängijatelt näha. Ja mul õudselt meeldib see.
ja vaat see oli veel voolaju aeg, kui ta pani selle normaalse oma ära matsakama neinale. Aga too mäng mul on ka meeles, et nagu, mul ikkagi nagu 6 võita nagu suhtleb väljakult ja nagu innustab sellist nagu võitlust. Vaata, kui nagu, mõtlen, oleks pannud veel Ragnar Klavanile selle kuuse tuhhi ka veel juurde, siis ma arvan, et Klavan oleks Liverpooli kapteniks jõudnud. Aga jah, aitab sellest Märti Kuuse kiitmisest. Lihtsalt tuli nagu korraks meelde. Aga nädalavahetusel mängivad Arsenal Liverpool ja kahtlemata nagu põnev mäng, suured klubid. Liverpoolil võib olla jalgkaasipedal natukene maas, aga Arsenali suur edu jälitajate ees on ära sulanud. Võib-olla City ees on äkki 3 punkti, teiste ees on see võib-olla 4 punkti. Ja kui arvestame, et siin Arsenal nüüd kaotas ka, siis sooja lõpp läheb neil ka nagu, ütleme, liiga põnevaks. Me saaks pull samas. Et nagu, ei no... Meil on teine koht kinni. Võidu tšämpa ära ja nagu ole mees. Et selles suhtes, et Arsenali, ütleme ka, et vigastuste kriis ei ole ka kõige parem. Kui me ennem rääkisime suvistest üleminekutest, siis ega nagu Arsenal on viimased aastad koosseisu päris tugevalt nagu nii-öelda vahetanud, et neil need võimalused nagu piiratumad kui teistel. Ja et see Inglismaal ütles, et teine kuni 6 või teine kuni 7 on ikkagi väga lahti kõik veel hetkalt. See on väga vingena. Teame, et United sinna ei tõuse. Ja ega Tottenham ka vist mitte. Ja, aga pühapäeva õhtul 17:15. Barcelona Real Madrid. No, mis me arvame mängus siis? Kas Barcelona kindlustab tiitli? Põhimõtteliselt. Ei kindlusta. Arvad, et Real saab viigi või võidab? Ma arvan, et jah, 3 klassikut see hooaeg Barca kõik võitnud. Ma arvan, et 4 nad ei võida. Ja see Real pargib bussi või mis see mänguplaan tuleb? Ma räägin, kõik oleme sellest teisipäevast päevast. Kuidas see teisipäevane Barca jaoks läheb nagu. Kui Barca selle võidab, siis võidavad ka klassika. Suure tõenäosusega küll. Et see emotsiooni laeg, mida nad sealt saavad võidavad. Et see võib väga suur olla, aga noh, Real Madridil, ma ütlesin Copa del Rey finaali eel ka, et see on ilu ja suna peal mängida jaoks. Samamoodi on see ka neil nüüd peapäeval siis, et saab väga huvitav näha olema, kuidas kõik eskaleerub, aga Barca oma kodus seal, ei ole, nad ei tunne seda, kui enda kodu päris on ju. Tegime seda ka Interi vastu, et Interi 3 tükki neil on. Et Real saab sealt ka ju niši võtta, kuidas võib-olla veel paremini mängida. Aga Realil on probleeme nende vigastustega päris palju. Mis see kaitselin on? Vallejo, Asensio, Fran Garcia ja Lucas Vázquez. Ja selleks päris kohutav, jah. Et juhti, kas Angelotti on neid Castilla treeninguid ka vaatamas. Et nädala vastu oli ka, siis keskkaitse. Jacobo Ramon, täitsa lõpp, no ei. Suure potentsiaaliga kutt, kes pidi olema enne Asensiot isegi on ju. Et algus oli see 16-aastane poiss, kelle läks ACL, siis oli see Ramon, siis oli see Asensio. Ja no see Ramon täielikult põles. No, aga niimoodi sünnivad legendid. Okei, võib-olla halb näide, aga kuidas sündis Marcus Rashford? Louis van Gaal ütles, et ta ei hakka mingit teise positsiooni mängijat kasutama seal, et kui vaja võtab noortest nagu vaata. Jäigi truuks, pani noore Marcus Rashfordi, kes oli 16 või 17, pani Arsenali vastu. Tegi kooli sellest kuluteid veel. Lõi 1 või 2 lõi isegi nagu vaata. Kes see Marcus Rashford on? Praegu vaatad Unitedi kõrgepalgalise mängija, kes Villast mängib. Aga Tuameni kasutamine keskkaitses on... Kui halb peab Vallejo olema, et pole nagu aasta jooksul seda võimalust saada? Ja nad ei saa olla nii halb. Sest nagu minu meelest Tuameni äravõtmise keskväljal see kaotas veel rohkem. Ma tahan Tuamenit näha keskväljal. Giovanni, jah, ta on, mulle väga meeldib ta kuue peal, ta on see tohib talle väga hästi, on ju. Aga siis, kui sa tood Vallejo nagu, siis see Giovanni mängib keskkaitses. No ja siis, okei, ütleme, paned selle... See oli vist nii ka, et Ancelotti tahtsid 1 mäng peale panna. Vallejo ütles, ei ole vaja. Päris ja, see oli ka. Mõttes sa nägid Real Madridis sellest tulla mäng, kuule ei taha. Ei taha tulla, et oli päris hooaja jah seal, kas veebruaris oli mingi mäng. Vallejo nüüd ma ei taha tulla. Et noh, see asi on nagu nii juurde. Miks sa siis oled jalgpallur? Ma ei tea, ju see kriitika, mis tuleks, oleks nii jõhker. Mis kriitika?
ma ei tea ka. Dani Ceballos oli ka ju aastaid ja mänginud Real Madridis istus sellised pingi ja sai mingi viimased 10 minutit. Ta käis Arsenalis mängimas vahepeal. Ja praegu... Vallejo mängis Granadas kuskil ja... No jaa, aga nagu vahet ei ole nagu... Aga ma ei tea, su enesekindlus peab ikka nii siiro olema, et see ei julge väljakule tullagi nagu. Ütleme, kui ma panen praegu, kes kindlasti mängivad, on ju, Mbappé mängib. Vinicius Bellingham, Valverde. Bellingham. Ja see ongi küsimus, võib-olla ma oleks Valverde täpselt parem kaitsesse. Võib alustada Modriciga, kes ta kaua kestab. Ütleme, sa toodki, sa paned sinna Ceballose, Bellinghami, Modrici. Ja see saab praegu väga huvitav olema, kuidas reaalselt... Ja siis tood Arda Küüleri. Arda võiks kindlalt põhis olla, Marda on ka põhis. Ja ütleme, tegelikult ei pea siin olema nagu hiromant, et teada, mida Real Madrid teeb. Madal blokk ja siis Mbappé ja Vinicius liini taha. Jookseme. Bellingham, jõua sina ka kasti, vaata. See on lihtsalt see, et kui Küüler, see Baios Valverde seal keskel kolmekesi oleksid, siis ma näen küll, et Real võiks selle palli ka ise seal haarata, omada, et vähemalt üritada. Aga sul on vastas Pedri, sul on... see on jah jälle. Barca koossuse me ei pea isegi hakkama siin nagu ette võtma, et me teame... Ütleme, seal on Bellingham, Küüler, Ceballos ja ideaalis Tuameni. Valverde. Pane kaitse. Võib-olla tõesti. Fran Garcia ja siis kes kaitses Asensio Luunin. Rüdiger. Ei saa ka enam olla. Luunin. Aga see on maandus ju. Asensio Tšomeniina. Ei no jaa, aga Tšomeni võiks 6 peal olla. Kelle sa paned Asensio kõrvale? Vaskise. Valverde. Ja oleks sul Rüdiger väljas, sul on Militao väljas, Taigar Valges, kes mängida. Alava ka väljas ju. No ma tean, kõik ongi, Mendi ka. Mendi ka väljas. See reali füsio osakond ka ikka kõvasti otsa vaatama. Et selles suhtes, et seal ega Mbappé ka 100% terve pole. Ja... See Rüdigeriga üldse kuule, aga samas, kui me panime eelmine aasta koosseis juba paika, siis sina panid ju Rodrigo see wingback pare kaitse. Paneme Rodrigo sinna. Miks nad ei paneme? Ma ju andsin teada neile üleimne aasta. Pangel. Oi püha lollus. Tegelikult ei tasu unustada, et minu mõnest Brahim Diaz on tegelikult süke hea game changer, kes seal võib tulla. No viimasel ajal ta ei ole nii hästi mänginud. Ei ole, kohe esimene pool tõi väga vajalikku minu. Ja eelmine aeg ka minu mõnest väga. Hooaja lõputus tulevad alati ekstra rangelis. Eelmise hooaja lõpus ka Arda Küüler tassis. Tuli niimoodi koll oli igast vähe jälle. Mingi viimased 5-6 mängu, iga mäng tekib tiisuspunkti. Aga jah, mina ütlen, et see on see kord, kus Real Madrid murrab Barcelona siis kõrge liini. Aga see oli mingi pull asi. Ma ei tea, kui tõsi see on, aga Ancelotti oli presidendilt palunud, et palgata siis 2 analüütikut juurde. Ja Florentino Perez oli nüüd ei. Seal oli just huvitav näide kadudud, palju oli Realil analüütikuid seal finaalis kohal ja palju oli Barcelonal. Realil oli 2 meest, Barca oli terve see bussi täis mehi seal. Jah, et statistiline analüüs ja videoanalüüs, et kõik on väga olulised. Aga meie hakkame tänaseks otsi kokku tõmbama. Kui see panusta EpicBetiga. EpicBetil on siis tore võimalus, kus sa saad oma panust share'ida. Kui inimesed kasutavad sinu panust, siis näiteks mina panustan, et Real Madrid võidab 2-1. Jagan seda linki. Mina tulen järgi. Sina tuled järgi. Kermo on mu sõber, kes on varem panustanud, siis sina saad 1 euro selle pealt. Kui tuleb täiesti uus kasutaja, siis saad 10 eurot selle pealt. Nii et kasuta neid suurepärase võimalusi, mida EpicBet pakub panustamisel. Eesti turul nii häid võimalusi mujal ei leidu. Nii et kui panusta EpicBetis, ole ikka meiega, vaata El Clasicot, vaata Eestite liigat ja kohtumiseni. Tšau.